Aga tänane teema on meil perekond. Ja perekond on selline huvitav teema, et mõnel tekitab see kohe sellist suurt rõõmutunnet, minu pere, või siis on vastupidi, et perekond, et on igavene jama. Nii et sa võid rahulikult mõelda, kuidas sinul on. Kuidas sinul on peres suhted, milline on teie perekonna energia, mis teil seal toimub, kas teil on seal teatud mustrid, mis jooksevad. Ja perega võib olla siis kõiksugu probleeme. Võib olla selline olukord, kus sa tead juba, et teil on näiteks kokkusaamine, on kellegi sünnipäev tulemas või mingi jõulud, mingisugune koosistumine ja sa hakkad juba tundma, et ma hakkan juba vaikselt närvi minema, sest sa tead, et seal võib tekkida erinevaid olukordi, erinevaid pingeid. Need võivad olla seotud otseselt sinuga või võivad ka teiste inimeste vahel. Näiteks sa tead alati kas või, et sinu isa ja siis vend hakkavad alati rääkima poliitikast, lähevad omavahel totaalselt riidu, kõikidel on tuju rikutud õhtu lõpuks. Või lähed ise sinna ja keegi tavaliselt toob mingid teemad üles, millest sa ei taha midagi kuulda ja sa hakkad ka vastu siis näiteks halvasti ütlema. Kuigi sa lähed sinna meelestatult niimoodi, et ei, seekord ma ei lase endale midagi öelda või seekord ma olen hästi leebe ja õhtu lõpuks on ikka niimoodi, et keegi näiteks paugutab uksi või kellelgi tulevad pisarad. Et ka sellised olukorrad siis võivad olla. Või siis see, et sul on täiesti teistsugune uskumussüsteem kui su perekonnal. Et peredel on siis ka tavaliselt siuksed üsna ühtsed uskumussüsteemid, kuidas asjad peavad käima, milline elu peab olema, kes kellega peab suhtlema, milline peab olema millise lapse mees või naine, kuidas lapsed peavad käituma. Kui näiteks sinu uskumussüsteem on teistsugune, et sina oled noppinud mujalt oma uskumussüsteemi või just sellised, mida teistel ei ole, siis võib olla selline olukord, et sina oled see pere must lammas, et sina oled nagu teistsugune. Siis on alati see tunne sulle, et appi ma ei kuulugi siia perekonda, et ma ju nii tahaksin siia perekonda kuuluda. Või et just, et kõiki sinu tegevusi siis nendele antakse hinnanguid, öeldakse sulle näiteks halvasti või moka otsast midagi või lihtsalt kogu aeg ongi selline elav etteheide. Et vot kui selline olukord kõik on sulle tuttav või midagigi nendest või ükskõik millised need peremustrid või käitumised või tavad või normid seal on, mis sulle ei sobi. Selles programmis me siis puhastame natukene neid blokke ja võtame seda energiat leebemaks, et see ei pea niimoodi olema. Ja meil võib olla siis see tunne, et meil on pere ees mingid tohutud kohustused, et meil on vanemate ees ja et me peame mingeid asju tegema. Või on sul hoopis toredasti, et ongi äge, sa tahad väga rõõmuga oma perega kõigega kokku saada, teil ongi siuke ühtehoidev pere, aga energiat puhastada on alati okei. Nii et mõelge. Kaidi kirjutab et või on teinud oma uskumussüsteemi korda vahepeal ja see variant on ka siis. Et üks inimene, kellest on saanud see pere must lammas, on siis teinud vahepeal korda oma uskumussüsteemi ehk need peremustrid ära katkestanud, suguvõsa mustrid ära katkestanud ja siis teistele tundub, et mida tema nüüd teeb, et tegeleb veel enesearenguga ka, et see ei ole okei, see ei ole aktsepteeritav. Aga põhilised asjad siis liiguvad seal ümber just nende hinnangute andmisega, hästi palju frustratsiooni, pingeid. Et olen ise ka seda täiesti kogenud, et meie peres on ka need pinged olnud väga kerged tekkima just minu vanemate vahel ja et ma olen kogu sellest pingeseisundis hästi kaua elanud. Et neid siis oleks hea lahustada, vähemaks võtta, see ei pea niimoodi olema. Ei saa olla nii, et lähedased armsad inimesed ja siis on seal plahvatusohtlik tsoon kogu aeg. Et see võib olla täiesti niimoodi, et tõesti lähedki heas tahtes ja siis toimub mingisugune plahvatus mingisuguses olukorras. Või lähed juba kohe täiesti vastumeelsest vastu tahtmist ja tead, et sealt tuleb jama. Et keegi hakkab mingit asju üles kruttima, torkima, küsima, nõudma.
ütlema, kuidas asjad käivad. Nii, Merite kirjutab minu peres ka kummalised suhted. Ja, absoluutselt. Et seda siis vaadata, aga seda kõike on siis võimalik paremaks timmida kohe kõvasti, kui sa endaga tegeled. Ja see on siis üks osa meie programmist, kus me sügavuti tegelemegi just nimelt sellega, mis toimub perekonnas. Või et kuidas sinu energia sinna perekonda siis sobitub, kuidas need asjad seal on, mis uskumused sul seal taga on, millised blokeeringud seal taga on. Sest tõepoolest võib olla niimoodi, et sul on muud eluvaldkonnad täiesti korras, aga no perega asjad on nii pahasti. On kohe tülid ja jamad ja keegi ei saa omavahel läbi. Ja see tekitab siis muresid, probleeme ja tõmbab sind madalamasse vibratsiooni.